Välja tänav Kristiine linnaosas on esimene etapp suurest tööst, kus Utilitas Tallinn vahetab Kristiine ja Mustamäe linnaosas välja vanad ja juba aegu näinud kaugküttevõrgu torud. Tööde käigus asendatakse ligikaudu 9 kilomeetrit vana kaugküttevõrku uute eelisoleeritud torude vastu. Nende tööde eesmärk või tulemus peaks olema see, et võrgu soojuskaod vähenevad olulisel määral, võrgud muutuvad efektiivsemaks, töökindlamaks ja klientide soojusvarustus on tagatud nende tööde tagajärele. Näiteks võib tuua, et me alustasime oma sellist suuremahulist võrgu rekonstrueerimist aastal 2020 Väike-Õismäe piirkonnas ja tänaseks on siis nende tööde läbiviimise tulemusena soojuskadu võrgus langenud kuskil 2% punkti. Kõige vanemad kaugküttetorud Tallinnas on küll aastast 1959, kuid valdavalt on kaugküttevõrgustik ehitatud 70-ndatel. Ka Välja tänava tööd on üks osa Utilitase suures plaanist uuendada kogu Tallinna kaugküttevõrgustik aastaks 2035. Praeguseks on pandud uus võrgustik Väike-Õismäel Põhja-Tallinnas, osades kesklinna asumites ees ootab Lasnamäe piirkond. Täna on meil kuskil 500 kilomeetrit soojusvõrku Tallinnas kokku, sellest üle 365% on tänaseks juba asendatud ja ülejäänud 35% on siis kavas asendada aastaks 2035. Kristiine kaugkütte uuendamise tööd kestavad aga oktoobrikuuni välja. Märts-aprill käivad uuendustööd Välja tänaval, edasi liigutakse töödega Sõstra tänavale. Juuni-august on liiklusele tõenäoliselt suletud Tedre tänav. Ajutist liikluskorraldust ja parkimist reguleeritakse märkidega. Töö on planeeritud selliselt, et etapiviisiliselt me piirame parkimist võimalikult vähe, ehk siis parkimispiirang kehtestatakse seal, kus konkreetselt toimivad kaevetööd. Kahjuks need tööd toovad kaasa ebamugavusi, aga need on suuremahulised tööd, need on vajalik teha. Me palume ebamugavuste pärast ka vabandust.